No hää küll. Ma vaatan teid. Toanett! Noh, mis Toanett? Kas sa enne, kuidas ma tahan sulle kõnelda? Eks ma seda juba tean. Meie noorest arvame samast, kuna juba 6 päeva käivad kõik meie jutud tema ümber ja teil on midagi viga, kui ei räägi temast iga tund. Kui sa seda tead, miks sa hakkasid siis esimesena temast vestlema ega vabasta mind vaevast, sind juhtida sellele ainele? Te ei anna mulle selleks aega ja hoolitsete ise sellest nii agaralt, et on raske teist ette jõuda. Tunnistan tõesti, et ma ei suudaks väsida temast kõnelemast ja et mu süda kasutab kiivata hetke, et sul end avada. Kuid ütle mulle, Toanett, kas sa mõistad hukka minu tunded tema vastu? Mulle ükskõik. Kas ma teen halvasti andudest neile lembeni muljeile? Ma ei ütle mitte seda. Või tahaksid sa, et oleksin tundetu selle tulise kiindumuse õrnade pühenduste vastu, mida ta meile osutab? Jumala eest mitte. Ütle mulle ikka, kas sa leiad, et mina tegid taevist mingid saatuse märkises ootamatus juhtumis, mis tegi meid tuttavaks? Jah. Kas sa ei leia, et see hind, millega ta asus kaitsma mind, keda ta ei tundnud, on täiesti aumehendlik? Jah. Ja et ta tegi seda maailma suurima meetlusega. Oo jaa! Toanett! Kas sa ei leia, et on kujult kena? Kindlasti. Et on meeldivaim ilme maailmas? Kahtlemata. Et on kõnes, nagu ta tegudeski, on midagi ülast. See on kindel. Et ei saaks kuulda midagi, et sul ei saa kui see, millest sa kõneled. See on tõsi. Mu vaene Toanett, kas sa arvad, et ta armastab mind sama võrra, kui ta mulle ütleb? Need asjad on vahepeal kahtluse all. Armastuse grimassid sarnanevad tõega ja ma olen sellel alal näinud suuri, kui ma ei teata. Toanett, mis sa nüüd ütlesid? Kas oleks võimalik, et nii nagu ta kõneleb, ta võiks mitte öelda tõtt? Igal juhul. Selles jõuate peagi selgusele ja otsus, millest ta teile eile kirjutas, et tahab teid naiseks võtta, ütleb kõige selgemalt, kas ta räägib tõtt või mitte. Selles jõuate varsti selgusele. Toanett, kui ta mind petab, ei usu ma eladeski ütki meest. Sealt tulebki te isa. Angelik, mida sa nörised siin? Ja midagi alles siini harjutama. Ja sina, kaamu silmist. Kiiremini, noh. Õnnelik võib olla see inimene, kelle varandus on kindlas kohas. Kui palju aega kulus mul endal, et leida oma majas see kindel peidupaik. Sest seifidesse ei ole mul mitte kunagi usk olnud, ega ma ei hakka neid iial ka usaldama. Hoian nii saanud natukene raha varast jaoks, sest seifid on esimene asi, mida nad ründavad. Aga ei tea, kas tegin õigesti, kui matsin maha 10 000 eküüd, mis mul eile tagasi toodi. Juba kuldeküüd kodus hoidan. Aegake, annan ise end välja. Ilmselt tuleb see palagusest. Rääkisin valjusti oma ette. Noh, lapsed, mis on? Ei midagi, isa. Olete juba ammu siin? Just praegu tulime. Kas kuulsite midagi? Mida, isa? Noh, Mida? seda, mida ma ütlesin. Ei. Olgu peale. Ärge pange pahaks. Saan aru küll, et kuulasite minu juttu pealt. Ma lihtsalt pomisesin enda nisi, et kui raske on tänapäeval raha leida ning kui õnnelik võiks olla inimene, kellel varuks 10 000 eküüd. Püüdsime teile lihtsalt läheneda, aga kartes, et teid eksitame.
mul on hea meel, et saan seda teile öelda, sest muidu te võiksite asjadest valesti aru saada ning mõelda, et minul endal on 10 000 eküüd. me ei sekku teie äriasjadesse. Jumal hoidku, oleks mul ometi 10 000 eküüd. ma ei usu, et. See oleks väga tulus asi. Nende äriasjadega on nagu Seda raha on mul hädasti vaja. minu meelest. See on nagu rusikas silmaauku. Aga te olete ju... Siis ei muretseks ma enam halbade aegade üle. Jumal hoidku, isa. Kõik teavad, et teil on varandust küll ja küll. Teil polegi vaja muretseda. Just nimelt. Teie jutt ja kulutused, mida te teete, põhjustavad seda, et üks päev tulevad minu juurde kõrilõikad rikkaliku saagi lootuses. Mis suured kulutused mul siis on? Et missugused? On siis veel midagi hullemat, kui see kullatud tõld, millega te linna peal ringi sõidate? Te püüate markiid mängida, aga säärtuste rõivastega teete mind puupaljaks. Mismoodi ma teid siis puupaljaks teen? Kust mina tean? Kust te siis saate raha, et niimoodi riides käia? Et kust mina raha saan, isa? Ma mängin kaarte ja et mul alati veab, kulutan kogu võidetud varanduse rõivaste peale. See on väga halvasti tehtud. Kui teil peab kaardimängus, siis te peate oma õnne ära kasutama ning panema võidetud raha intressi teenima, et teil ka vanaduspõlveks midagi varuks oleks. Tahaksin teada, milleks on teil vaja kõiki neid lehte, millega te ennast pealest jalatallani ehite, nagu mõnest nöörijupist põlvpükste külge sättimisest ei piisaks ja muidugi on teil vaja kulutada raha parukate peale, selle asemel, et hoolitseda iseenda peakarvade eest, mis pealegi miskit ei maksa. Aga jätame selle jutu ja räägime teistest asjadest. Mul on tunne, et nad annavad üksteisele märku ning üritavad minu raha ära varastada. Noh, mida need märguanded siis tähendavad? Me vaidleme vennaga, kumb teiega esimesena kõneleb, sest meil mõlemal on teile midagi öelda. Ja minul on ka teile mõlemale midagi öelda. Me siin tahaksime teiega abiellumisest rääkida. Mina tahan ka teiega abiellumisest rääkida. Oh, isa! Millest säärgune karjatus? Kas kartate seda või asja ennast tütar? Me mõlemad võime abielu karta, kui te sellest omamoodi aru saate. Võib-olla pole meie tunded just teie valikuga vastavuses. Ärge olge nii kannatamatud ega sattuge ärevusse. Küll mina juba tean, mis teile hea on ning te ei pea muretsema selle pärast, mida ma teha kavatsen. Hakatuseks küsima teilt. Kas te olete täheldanud seda Marianni nimelist noort neidu, kes siin piirkonnas elutseb? Jah, isa. Ja teie? Olen temast kuulnud. Kuidas teile see neiu meeldib, poeg? Väga armas olevus. Tema nägu? Aus ja arukas. Tema ilme ja käitumine? Lihtsalt imetlusväärsed. Kas te arvate, et selline noor neiu väärib tähelepanu? Jah, isa. Et ta on ihaldusväärne partii? Väga ihaldusväärne. Et temast saaks hea abikaasa? Loomulikult. Et ta võib oma mehe õnnelikuks teha? Kindla peale. On ainult üks väike viga. Kardan, et tal ei ole nii palju kaasavaragu vaja. Aga isa, varandus pole ju nii oluline kui abielud ausa naisterahvaga. Pead. Räägi lihtsalt seda, et see, mis sa kaasavara pealt kaotad, peab teises mõttes sisse tooma. Arusaadav. Mul on rõõm, et saan seda tõdeda. Selle neiu aus ja malbe olek on mulle südamesse läinud. Ning ma olen nõuks võtnud temaga abielluda. Tingimusel, et tal ka midagi hinge taha on. Oot, mis asja? Mis on? Nagu ütlesite, et olete nõuks võtnud. Marianniga abielluda. Kes? Kas teie? Jah, mina jah. No, mis teha? Hakkas äkitselt paha. Parem lähen oma tuppa. Sellest ei ole mingit kasu. Minge parem kähku kööt ja jooge klaas külma vett peale. Keigarid, kes on sama nõdrad kui kanad. Aga seda, tütar, olen ma nõuks võtnud. Mis aga puutub sinu venda, siis abiellub tema lesknaisega, kellest mulle täna hommikul räägiti. Aga sinu paneme senior Anselmile mehele. Senior Anselmile? Jah, ausale ja väärikale mehele, kel pole vanust rohkem kui 50 aastat ja kes pidavat väga rikas olema. Palun väga, isa, aga ma ei taha mehele minna. Palun väga, tütar, aga mina soovin, et te mehele läheksite. Vabandage, isa. Palun vaadatage, tütar. Olen senior Anselmi alandlik teene, kui teile lahkel loal. Ma ei abiellu temaga. Olen te alandlik teener, kui te lahkel loal abiellute temaga juba täna õhtul. Täna õhtul? Täna õhtul. Seda ei sünni, isa. See sünnib, tütar. Ei. Jaa. Ei, ütlen ma. Jaa, ütlen ma. Selleks sa mind küll ei sunni. Küll ma sind selleks juba sunnin. Pigem tapa neid, kui lähen säärtusele mehele. Ei tapas ennast midagi ja lähed talle mehele. Milline jultumus. On siis varem nähtud, et tütar oma isaga niimoodi räägib.
Noh, Frasin, kuidas meie asi edeneb? Ema võttis teie ettepaneku rõõmuga vastu. Kui ma talle rääkisin teie soovist, et tema tütar peaks olema oma abielulepingu sõlmimise juures, mille läbi ta teie omaks saab, siis oli ta sellega kohe päri ning palus ma seda teile edasi öelda. Aga, Frasin, mul on üks mure. Nimelt, tüdruk on noor, nagu sa isegi tead. Ja noortele meeldivad omasugused, kelle seltsi nad otsivad. Ma kardan, et minu vanune mees ei meeldi talle ja see võib tekitada teatud arusaamatusi, millega ma ei lepiks. Näete, kui halvasti teda tunnete. Selle neiul on üks omapära, millest ma tahtsin teile rääkida. Ta lausa jälestab kõiki noormehi ning armastab ainult vanu. Tema või? Tema jah! Tahaksin, et oleksite näinud, kui ta sellest rääkisid. Ta ei võis noormehi silma otsaski kannatada, aga miski ei tee talle suuremat rõõmu kui auväärse habemiku nägemine. Mida vanem mees, seda harusem ta talle on ning ma hoiatan ette, et ei üritaks noorem välja näha. Ta tahab, et mees oleks vähemalt 60. 4 kuud tagasi jättis ta alles abiellu katki, kui sai teada, et tema peikmees oli alles 56-aastane ega pannud abielulepingu sõlmimise juures isegi prille ette. Ainult sellepärast jättis abielu katki? No jah! Ta ütles, et 56-sed pole tema jaoks piisavalt vanad ning pealegi ei tea tule neid, kes prille kannavad. Ausõna, see on küll midagi uut. Seda ma poleks oodata osanud. Mul on väga hea meel, et ta selline on. Ausõna, kui mina oleks olnud ka naine, ei meeldis mulle ka noored mehed. Seda ma usun. Ei tea küll, miks neid nooli rontrusi küll armastada. Nendel edevatel tattnidatel kena õrn ihu olla. Aga kas neil peale seda midagi muud ka on? Mina sellest aru ei saa, kuidas võivad mõned naised neid nii lollilt armastada. Selleks peab nüüd püsti hull olema. Uskuda, et noore mehed on kena tähendab seda, et naisel pole aru raasugi peas. Kas need noored blondid piimahabemed on siis mingid mehed ja kuidas saab sähendustesse, peletistesse kiinduda? No mida mina siis rääkinud olen? Võtaksid oma rõõsa naha, hiiresaba taolise habemejupatsi, pulssunud paruka, kroogitud pükste ja trammis vammusega tükis. No see on juba tõesti õigesti öeldud. Ei veel teie suuruse mehega võrreldes. No te olete üks tõeline mees, on alles mida vaadata. Vaat niiviisi peab üks tõeline mees välja nägema ja riides olema, et naistele meeldida. Kas ma näen sinu mõnest hea välja? No ja kuidas veel? Võlute kõik naised ära. Siis peaks lausa pilt tegema. Oh, keerake end siuke. Jaa, enam parem ei saakski olla. Kõndige natuke. Oh, vaatame kui välja valatud. Kerge ja õrna kõnakuga, mis ei lase mingeid ihu edasi aimata. Jumal tänatud.
ega mul siis ju midagi viga pole. Ainult see kopsuhäda, mis mind köhima paneb. Pole midagi, see kopsuhäda ei tähenda mitte midagi. Te kõrite nii kenasti. Sa oled mulle palju rõõmu teinud ja tänan sind selle eest. Mul on teile üks väike palve, härra. Ja mul on käsil kohtuprotsess, mille võib rahapuuduse tõttu kaotada. Väike toetus aitaks mul asjad joonda ja tahaksin, et oleksite näinud neiu röövu, kui ma talle teist rääkisin. Ta läksid silmad särama, kui teie voorustus kõlenesin ja ta täkkis hirmust tuhindega kohe abielluda. Sa oled tublisti töötanud ja pean tunnistama, et on sulle suure tänuvõlgu. Härra, palun olge nii lahke ja aidake me natukene. Te suuda Ma nüüd lähen. Keegi juba kutsub. Peatset nägemist. Et katki ja kuradid sind päriksid, skärrane kitsupung.